tere, head kuulajad, käes on märtsikuu lõpp, 30. märts ja Geeniuse digisaade läheb täna eetrisse järgmiste teemadega, milleks on paneme käed külge vist selle aasta ja võib-olla isegi mitme aasta kõige kuumemale uuele sülearvutile ja arutame, mis sealt välja tulemas on. Räägime DJI uuest droonist, mis peaks olema vastuoluline, aga võib-olla ka mitte ja üldse Hiina tehnikast. Ja siis avame põhjaliku AI rubriigi, kus me räägime nii sellest, kuidas enam teha ei saa videosid, kuidas saab teha muusikat, kuidas Eestisse pääseb AI-ga ja tegelikult on seal veel päris palju huvitavaid uudiseid. Igatahes selline saade tuleb ja ütlen ära ka, kes meie oleme. Meie oleme Hans Laugas, Brent Milmure ja Meelis Väljamäe. No nii hakkame pulva pihta siis uudisega, mis on teile teada. Uudis on selles, et Apple lasi välja ootamatult soodsa hinnaga arvuti uue MacBook Neo, mis peaks olema siis isegi võib-olla võrreldav, isegi on võrreldav MacBook Airidega. Ja Glenn, sina oled selle MacBook Neoga siis nii-öelda oma silmaga üle vaadanud, et ta eksisteerib päriselt, et see ei ole mingisugune selline fantaasia, vaid päriselt on Eestis kohal olemas, kasutatav ja sul on esmased muljed käes. Tõsi. Ma küsin sult kõige tähtsama küsimuse, mis värvi see oli, mida sa said? Roosa. Roosa. Esmapilgul loomulikult, kui ma nüüd võrdlen teda selliste PC maailma arvutitega, et olen siin ka ju eelnevatel aastatel sattunud tegema võrdluseid just selliste pikem isegi odavamate sülearvutite klassis alla 1000 euro ja tuleb tunnistada, et seal ikka disaini osas on väga keeruline kellelgi midagi Apple'ile vastu panna. Ma ei saa aru, kuidas see saab nii raske olla, aga näed on. Et kui raske siis on teha alumiiniumist ühte korpust. Minu arust on suhteliselt lihtne, miks sa oli saa vastu panna. No mis on, ütleks ilus PC? Ei, selles asi on rahas. Rahas on kui selles, et kui Apple teeb kiibi, mis on nende jaoks üliodav ja siis tellib selle korpuse kuskilt ja teeb ka muud sisu ise, siis PC maailmas on see, et kõigepealt pead sa maksma Microsoftile tarkvara eest, sa pead maksma, ma ei tea, Intelile või Qualcommile kiibi eest, sa pead maksma mälu, ühesõnaga sa pead kõigi asjadest eraldi maksma, kõik need komponendid tahavad saada päris korralikku kasumit, ehk siis lõpuks sellel Dellil või HP-l ei jäägi see midagi muud üle. Probleem on selles, et Apple'il on lihtsalt vertikaalselt integreeritud kanalid, eks ole, et see nüüd nagu siis on jõudnud sinnamaani või nende efektiivsus jõudnud sinnamaani, nad suudavad teha üsna odavalt arvutid nii, et nad endiselt teenivad selle pealt ka päris korralikku kasumit. Ja see kasumi osa on just Windowsi maailmas probleemiks. No mis see tähendab vertikaalselt integreeritud sinu jaoks, Glenn, kes sa arvutit oma näppudega puutusid, kas sa tundsid seda vertikaalset integreerimist? Ausalt, ma tahtsin öelda, et kas nad integreerivad horisontaalselt, vertikaalselt, ma ei saanud isegi aru, aga ma tahtsin on ju hea ja odav, eks ole, see on see, mis aru saad. Minu küsimus oli sellesse sihitud, et kui raske saab olla lõigata alumiiniumist välja ühte tükki. Et see korpus ei ole ju mitte midagi erilist, see korpus on lihtsalt üks välja lõigatud, mida täna õigest robotid teevad. Et see ei ole ju midagi keerulist, et miks ei tee siis keegi samasugust tükki või sama tunnetusega tükki PC maailmas. Seal on ka muidugi tegelikult ju kenasid arvuteid küll ja ega nüüd ei ole asi ju nii hull võib-olla, kui see oli siin aastaid või aastakümneid tagasi, aga ikkagi. Sinu esmamuljet siis sellisena, et see ei tundu midagi erilisena, see arvuti, aga sa imestad, et miks Apple ainukesena sellist asja teeb? Pigem see arvuti tundubki täpselt sama ilus ja hea, nagu ikkagi kõik MacBookid ju on. Et ta on nagu igas mõttes väga kvaliteetne. Arlahindlusi pole ta ei nagise kuskilt, ta on tugev. Ma ütlen muide kohe ära, enne kui ma ära unustan, et kaks asja. Esiteks selle värv ei ole mitte roosa, vaid see värv on õõrenroosa. Õõrenroosa ja värv on tegelikult 4 ja ma loen seda kõike siis, et see ja C leheküljelt, et C oli siis see asutus endiselt tuntud kui Ideal, kes andis mulle arvuti. See on hea rebranding, C ja C, see absoluutselt ei jää meelde, aga okei. Olgu siis ära mainitud, et formerly known as Ideal on siis C ja seal on 4 värvi: indigo, õrnroosa, tsitrus ja hõbe. See tsitrus on muidugi kõige värskem selline, tundub siuke noortepärane, ilus, moodne. Ühesõnaga, kvaliteet on tõesti väga hea, midagi ei ole seal kobiseda, et erinevalt erinevalt Airidest on siis Neo natuke nagu pontsakam, jah, et kui
kui Airid on sellised kiilukujulised, et eest hästi siuksed kitsad õhukesed, kuidas seda siis öelda, siis Neo on selline ühtlaselt natuke paksem kogu selle korpuse ulatuses. Ta on muidu natukene väikesem ja vist marginaalselt on ka kergem, nii et nagu servad või mingi selline pool sentimeetrit ja nii on ta igast küljest väiksem. aga jah, välimuselt veel kord peatudes, kõik on väga hea, teed lahti siis see klaviatuuri tausta, mis on see, noh, kui sa nüüd vajutad klahve, et see absoluutselt ei vetru, et see on nagu väga jäik ja noh, kõik sellised aspektid. Kas klahvid klõbisevad? Klõbiseb vähem kui Air kusjuures jah, Air klõbiseb rohkem, kui see kedagi häirib, et Airi klahvid on natuke suurema käiguga, et mulle tundub, et Neo klahvid ei ole nii suure käiguga. no muidugi noh, klahvidel ei ole taustvalgustust, nad on valged klahvid, ma ei tea, kas kõikidel on valged, et noh, valget värvi ja sümbolid on seal siuksed hallikad. no jah, et ega ikkagi hämaras sa pigem juba enam-vähem tead, kus asub mingi täht, et ega seal nüüd väga seda võib-olla näha ei ole, et see on tõesti selline noh, kas just miinus, aga see on kokkuhoid, et Airidel ikkagi on mustad klahvid, seal on valged sümbolid, mis siis ju elendavad ka, et Airi klaviatuur ikkagi eristub selles mõttes väga heas mõttes. Kõlarid, samamoodi tal ei ole neid kõlarid ette suunatud nagu Airil on. seal on ees niisugused külgede peal 2 riba, mis suunavad külje peale, aga ta kõlab ikkagi üllatavalt hästi, et kui me jälle tõmban paralleeli nagu Windowsi maailma arvutitega, siis nende heli on ikkagi no pehmelt öeldes nagu väga S-tähega sõna. Mis sa arvad, täiesti natukene kõrvalpõige, aga kas see ütleme kere või põhikorpuse selline ehitus ja materjal võivad aidata selle kõlarite nagu kõla ja suunamisele kaasa või ma lähen praegu rappa omadega? Ma ei küll ausalt ikkagi kahtlen selles, seal on kuidagi mingisugused elemendid ja torud ja kanalid ja ma pigem nagu arvaks, et ega see korpus on nüüd selline või teine, ei oska öelda. Et enamiku Windowsi masinatel kipub olema niimoodi, vähemalt mis ma olen siin testinud, et kõlarid on suunatud nagu alla. Et paljudel on nad selle esiserva all, et kui sa paned arvuti lauale, et siis ta kõlab võib-olla noh, kas paremini või teistmoodi, ja kui sa paned mõnikord kuskile sülle või mingi pehme asja peale või siis ta nagu ei kõla üldse või kui ta on kusagil kaugemal lauas, siis heli ei peegeldu. Et iseenesest see allapoole suunatud kõlar on nagu selguse mõttes sihuke väga noh jah, mis on 6-7 on see väljend nagu tulemus. Et selles mõttes Airil need kõlarid on küll külje peale suunatud või sellel Neol külje peale suunatud, aga kõlas üllatavalt hästi, et keskmisi sagedusi oli natuke rohkem, et no mul oligi referentsiks võtta just nimelt ju M1 ja noh, Macid kõlavad kõik nagu sülearvutite klassis tegelikult väga hästi kuidagi, et M1-l oli tõesti, ma ütlen kogu aeg M1 selle Airi kohta, vabandust, ma mõtlen protsessori peale. Et Airil oli rohkem basse ja veidikene võib-olla sihuke sametisem heli, vähem keskmisi, aga samal ajal Neo heli oli ikkagi väga selge, nii et heli suhtes ka igati plusspunktid, kui me ikkagi mõtleme seda klassi, kus ta tegelikult ju konkureerib, eks ole. noh, sõrmejälje sensorit ei ole, tõsi, on Windowsi arvuteid PC-sid, millel see on. aga ma saan aru, et on mingi kallim mudel, millel see on, et on üks on 256 SSD-ga ja 500. Vist küll, jäin, et siin ma võib-olla tegin liiga jah, et see hind ju algab täna, kui ma siin C ja C lehte vaatan, siis tegelikult algab 719 meie regioonis ja see on siis 256 ja 512 on 819 jah. Mõnes poes leiab ka jah 690-ga juba, aga iseenesest küsimus ongi ju hinnas, et ma isegi võrdleksin Windowsiga arvutitega, millega me praegu räägime, aga võrreldes nagu Ameerika maa hindadega, siis mulle kohati tundub, et meil endiselt ju müüakse veel M2-ga MacBook Airi, mis ei ole oluliselt kallim, eks ole, ta on 900 kandis äkki või. Et kui see on mingi 700 ja alla 900, siis kumba sa siis võtaksid? Jõuaks võib-olla selleni, kui me performance'ist või jõudlusest ka räägime, et see on iseenesest jah huvitav küsimus. Et aga kui veel välimusest 2 sõna veel öelda, mida on teinud ka Apple nagu hästi ja mida ükski PC või Windowsi arvutite baasil tootja, ma ei tea, kas ei oska või ei taha või on seal mingid patendid, on see puuteplaadi klõpsamine. Et teadupärast Macidel, Airil on see lahendatud nii, et seal on mingi haptiline mingi mootor, mis midagi teeb. Ja noh, Airil saab veel teha ja mitte ainult Airil, vaid ka Prodel. Et sul on võimalik nagu seda 2 astet teha, seda puuteplaadi plõksamist, et sa vajutad nagu
kergemini käib üks klikk, just force klikk ja vajutad veel käib kolmas või teine klikk. Ja Macidel see puuteplaat on nagu ükskõik, kas sa vajutad siis nurka, serva, alla, üles, keskele, paremale või vasakule. Igalt poolt sa võid vajutada võrdse jõuga ja igalt poolt sa tunned seda tagasisidet ja seda klikki. Et Windowsiga arvutitel PC-l on see liigend tehtud selle puuteplaadi ülaserva reeglina, mis tähendab nagu seda, et mehaaniliselt see allapoole vajutades nii-öelda 2/3 ulatuses see plaat klõpsab. Ma ei tea, Meelis, sa võid, kui sul on seal PC, võtta proovi, kas su puuteplaat, kui sa päris üles serva vajutad, nagu kas ta klõpsab sama hästi ja mõnusalt? Keskel, ei tegelikult ei klõpsa, aga mul on ka selline reaalajas või katse. Ja mul on ka selline puuteplaat, millel on Lenovo'l on seal selle puuteplaat üleval ääres on need nupud, eks ole, et võib-olla selle mul on üks vana MacBook Air ja mul väga hästi klõpsab igast nurgast ka. Et nagu näha, siis reaalaja katse, et ikka kinnitas seda, et ei klõpsa. Ja nüüd Neol tegelikult, ma tahtsin oma pika jutuga jõuda sinna välja, et Neol ei ole seda haptilise mootoriga asja. Just. Neol on tegelikult täismehaaniline puuteplaat, mis klõpsab ka igast servast ja nurgast. Mis asja, need tegid Windowsi stiilis siis plaadi ja see töötab. Ja see töötab jah. Ehk et tal seda force klikki ei ole, aga ta klõpsab täpselt sama tunnetusega, teeb küll võib-olla natuke sellise kõvema heli, kui nüüd see haptilise mootoriga Air või teised MacBookid, aga ta töötab nii, et saab küll. Ei pea tegema seda liigendit kuskile nurka ja siis sinna ei saa vajutada, nii et see ka kohe eristus, et see puuteplaat on oma mehaanilise olemuse kohta erakordselt hea. Puuteplaat on mida natuke küll nüüd väiksem, kui on siis jällegi Airil, mis mul kõrval oli panna. Aga jõudlus, see oli ka huvitav külg, et jooksutasin ka mina seal teste ja isegi proovisin natuke mingeid projekte lahti võtta ja installeerisin sinna sellist audio tarkvara. M1 on nagu marginaalselt kiirem kui Neo, ehk et see erinevus on selline kui Geekbench, mis on see üks protsessori jooksutamise jõudluse tarkvara, et skoor oli seal 8500 umbes M1 puhul ja Neo puhul siis 8200, 8300 ja sama muster kordus ka, seda tõestasid ka mingid minutilised või minutites sekundites mõõdetud ajad, et ta jäi nagu imevähe siis M1-st maha. 5 aastat uuem telefoniprotsessor on siis umbes samal tasemel nagu oli 5 aastat vana M1 ja kui sa Meelis küsisid, et kas tasub osta täna M2, no siis jah, kui sind nüüd ei huvita need muud aspektid seal. Air on ju muude omanduste poole siiski parem arvuti, ta on lihtsalt tavaliselt kallim, eks ole. Just Meelis, see argument oli, palju see M2 müügil on, mis seal praegu no, ma olen näinud mingi 899 kuskil, isegi mitte iga päev, eks ole. Lihtsalt mulle tundub, et nagu mujal, ehk siis USAs eriti ja ma ei tea, kus Lääne-Euroopas võib-olla mitte, et on selle Neo ja Airi hinnavahe suurem, kui ta on meil. Just, me ei saa võrrelda USA-ga, seal on see hinnavahe on meeletu ja meil seda ei ole, aga Eestis ei nagu on. Mis on minu jaoks nagu, ma ütlen, et miks ma selle küsimuse tõin, ongi see, et Eestis on see olukord selles mõttes teistsugune, et see Neo ei ole nii hea diil, kui ta on seal, eks ole, võrreldes Airiga. Aga võib-olla ikkagi. Kui jõudluse numbreid vaadata veel kord, siis ma panin siia kõrvale eelmise aasta sülearvutite võrdluse, kus olidki 1, 2, 3, 4, 8, ma arvan, me rääkisime sellest tegelikult mingisugust digisaates ka, 8 arvutit ja hinnaklassilt jäid nad kõik sinna kusagile 500 ja 1000 vahele ja protsessori jõudluse numbrid, skoorid olid nii, et kõige paremad nendest siis olid ka selle Neoga samal tasemel ehk et umbes 8400, 8300 siis Geekbenchi skoor ja teistel enamikul 6000, 6000, 5000 ma siit praegu vaatan. Et igal juhul see Neo oma mobiiliprotsessoriga väga hästi saab hakkama selles hinnaklassis, et tegelikult ikkagi isegi kohati ületab. Täna, kui ma nüüd läheksin poodi, tahaks osta uut arvutit, siis seni isegi neid teste tehes, mis me oleme võrdlustestidena võtnud ette, on sealt jäänud ju Airid just sellepärast välja, et nad on sellest maagilisest 1000 euro piirist nagu olnud üleval pool. Aga täna on nüüd seal Apple'il siis uuena võtta arvuti, mis ei ole enam üleval pool. Mis jääb märgatavalt allapoole 1000 euro piiri, eks? Jah, sest seal iga 100 eurot on nagu oluline. Et jah, 300 eurot ikkagi alla 1000. Selle raha eest
noh, pole üldse küsimustki. Mõttes, kui täna tahad head uut arvutit, siis ei olegi mõtet midagi muud osta, kui just nüüd jah, ei ole sul mingit väga mõjuvat põhjust, et sa tahad Windowsit, aga noh, inimesed mõned tahavad. See on nagu väga huvitav ja mul on, mõtlen kahe nagu erinevuse peale, et või kahe täiesti erineva aspekti peale. Üks on valuutakursid ja ka hinnastamine eri turgudel. Et noh, tõesti $600 leti hind Ameerikas, mis see teeb Eestis mingi 500 eurot on ju. Et see arvuti on väga odav, kui nüüd Ameerika hinnaga võrrelda ja Eestis see nii soodne ei ole. Ja hoopis teine aspekt, ma mõtlen selle peale, et ma saan aru, et see A18 protsessor on selles MacBook Neos. Ta on nagu võrreldav selle M1-ga, aga ta ei ole tegelikult sama protsessor. Ja ma saan aru, et tal on üks eelis, et millest ma täpselt ei tea, kuidas see väljendub asutuses, et tal peaks olema palju võimekam kogu see masinõppe ja AI võimed. Just. No mis on ka loogiline, sest aastad on mööda läinud selle aja, kui M1-st on ju, et seda neural engine'it on kõvasti arendatud, et Apple Intelligence on teadaolevalt funktsionaalselt üsnagi kehvake, on ju. Et kuidas see parem masinõppe võimekus sellel A18 ütleme arvuti kasutuses välja tuleb, et seda nagu oleks huvitav kuidagi jälgida. Mida võib-olla pikema kasutuse peale oleks näha. Teine küsimus on ikkagi see just, et see mälu RAM-i kogus, eks ole, et praegu see on okei ja kas see ka 3 aasta pärast on okei, et see on omaette küsimus. No võib-olla see ka on, kui sa jätkuvalt teed surfad brauseris kasutad asju. No olgem ausad, selliseks tööks või no ma ei tea, mis ei nimeta üldse tööks seda, et seesama M1 jälle M1 pagan, ERM1, mis mul siin võrdluseks laua peal kogu aeg võtta oli. Ma kasutan seda tõesti aeg-ajalt ka võib-olla, ma ei tea, kas ma nimetan seda siis tööks, käin mingit DJ sette tegemas ja mul on seal mingi muusikatarkvara ja siis ta on selline niivõrd kuivõrd ka selline töö või produktsiooni arvuti. Muidu ma lihtsalt loen sealt veebi ja võtan seda kuskile sinna ja tänna kaasa. Ja ma ei tunne nagu absoluutselt, et ma peaksin lähimate, ma ei tea, aastakümnete jooksul seda uuendama, sest et kõik töötab ja see on ju 5 aastat vana arvuti. Et selles valguses ma nagu siiralt ei saagi isegi aru, et miks peaks nagu juhtuma, et äkki nüüd ma avastan, et pagan küll, see ERM1 nagu enam ei sobi. Et kas tõesti siis peaks tulema mingi väga sisene AI kuskile arvutisse, mis nüüd minu maailmapilti muudab ja ma ei tea. Ma olen ka tegelikult sinuga nõus täitsa, et ma nagu ei taha öelda kindlasti mitte seda, et mälu poleks kasu, et muidugi mida rohkem mäluga arvuti saate osta, seda parem, aga täpselt see iva, et kui sul on see nii-öelda baasasjadeks arvuti kodus, kus on klaviatuur, ekraan, sa käid netipangas, surfad, loed muusikat, siis tegelikult see 8 nagu saab hakkama. No tõsi, sellel minu konkreetse arvutil on küll 16, aga tegelikult peaks olema ka Apple'itel see niinimetatud unified memory ja ta seda jagab seal kuidagi oma salvestusmälu ja RAM-i mingi kiiruste erinevus võib-olla tekib. Et see, et sul nüüd jääb sellest 8 puudu, vale oleks nüüd öelda, et sa pead olema mingi hardcore kasutaja, et seda tarbida, aga kindlasti sa saad nii oma tegemisi optimeerida, et küsimus on, mida sa selle arvutiga tahad teha, kui sa tõesti mõtled, et sa ostad nüüd omal 5 aastat vana arvuti, hakkad sellega nüüd eranditult siis, ma ei tea, Final Cutis või Premiere'is mingisuguseid filme tegema. Et siis on see võib-olla nagu vale nagu rõhuasetus, jah. Aga kui sa ostad selle selleks, et lihtsalt veebi sirvida ja võib-olla ka mingid kergema kujulisi asju teha ja tegelikult ka seesama M1 renderdab igasuguseid videosid kokku ka väga-väga isukalt. Et graafikaskoorid on ju tegelikult head ja need koodekite pakkimised ja põhimõtteliselt see on Apple'i maailmas ju kogu aeg toiminud väga kindlalt ja probleemi vabalt, nii et nagu igas mõttes on pigem olukord selline, et lihtsalt võib-olla 10 aasta pärast selgub, et hakkab jälle see opsüsteemi jama pihta, et ega siis Apple ju lõputult ametlikult ei toeta opsüsteemi, aga on mitteametlikud viisid ilmselt hoida elus neid asju tunduvalt kauem kui ametlik. Oota, aga mis sa mõtled, millisel platvormil see võiks ennem kätte tulla? Kas M-seeria või A-seeria protsessoriga arvutil? Ma ütleks, et mõlemad on praegu ikkagi veel nii-öelda pole näha, et lõpeks nende no veel ikka tugi. Ei ole, jah. Olgugi, et ma mõtlen selle Inteliga iMacide puhul oli see siis umbes 10 aastat ja isegi vähem natukene, jah.
pigem on tundub, mis on veel üks nagu konkreetne puudus, millest saab üle jällegi, aga sellel on, ma saan aru, on USB-C pordid, millel on, ei ole seda Thunderbolti tuge, et noh, et ei maksa oodata, et sa saad midagi juhtme kaudu kiiresti liigutada andmeid. Üks neist on ka USB 2.0, eks ole, aga noh, seda saab võib-olla laadimiseks kasutada. Laadimiseks on jah. Tõsi, et kui sa nii-öelda hakkad luubiga neid... Jah, kui sa hakkad luubiga neid tehnilisi andmeid vaatama, sa üht-teist leiad. Ma vaatan muide ekraani heledused näiteks, kui ma nüüd ei eksi, kas Neol oli ikkagi vähemalt 400 nitti oli minu arvates see heledus, oli isegi 500 lausa. Ja ma vaatan väga hea jah, et kui ma vaatan nende Windowsi masinate heledusi, mul on see tabel siin praegu ees. 260, 300 jah, 300, 250 parimal, see oli siis OLED-iga Lenovo 500. See on kodus okei, aga nii kui sa tahad nagu minna parki põlve otsast teha tööd, siis on juba jama, eks ole. Nii M5-d, MacBook Airid kui ka Neo, kõigil 500 nitti, jah. See on ikka väga hea. No mis on muide võib-olla üks, kas siis puudus, aga ütleme midagi, mis on PC-de kasuks ekraani avanemisnurk, et siin nii mõnedki PC-d olid siis lausa 360 ehk nii-öelda sa võid keerata nad tahvliks. No see eeldab puut ekraani, jah. Ja siis ka väga paljud olid siis 180 kraadised. Mul on Lenovo, ma ei tea, kas see, mis ma siin laua peal, ma ei tea, pole proovinud, aga üks teine Lenovo oli ka 180 kraadi. No vaat, et PC-de maailm ütleme, et mul seda kunagi vaja oleks olnud. Jah, aga seal ma vaatan enamik neid praegu, et mul on 8 tükki reas ja enamik neist keerduvad rohkem lahti kui 150, 160 on tegelikult 2 tükki kõige väiksemad ja see Neo nagu ka Airid ikkagi jäävad siis nagu selles skaalas sinna tagasihoidliku poolde. Ma arvan, et on ka ilmselt kusagil seal 150-60 vahel, et sa ei saa siis keerata neid päris sirgeks, rääkimata tagurpidi keeramiseks. Nii et ühesõnaga jah, jällegi võtame siis kokku niimoodi, et väga hea arvuti, kui te tahate just nimelt uut arvutit. Ja õigeks hinnaklassis tundub super pakkumine. Räägime siis sellest nüüd, mis lendab õhus ja lendab Eestis igasugu asju, lendab väga täpselt neid. Sa üritad oma drooniga rahulikult sõita ja mingi korsten on ees, no ma ei tea, kes see korstna pane sinna? Ma vaataks ikkagi asja positiivse külje pealt. Vaata, kui kulukas on ehitada või luua droonitõrjesüsteeme, aga meil on oma droonitõrjesüsteem, mis on ehitatud juba aastaid tagasi ja mis saab nagu täiesti eksimatult kätte. Tõsi, ettenägelik otsus oli, tuleb, see on küll on kritiseeritud, on tehtud küll vigu, aga tundub, et ka nüüd tundub, jah, õige asi. Aga tundub, et töötab. Vähemalt selles eesmärgis. See oli positiivne ja muidugi me oleme rääkinud ka nendest mobiilsetest teavitustest muide, et mainime ka selle ära, et mina küll seda teavitust seda puhku ei saanud, et meie droonitõrje korsten töötas, aga Meelis ütles, et tema sai. Ja, aga seekord me saime teavitusi nii, et me ei pidanud neid saama, ehk siis pidi saama Ida-Virumaa inimesed, aga said üle Eesti kõik, see on nagu probleem. See oli inimlik eksimus, aga probleem, mul oli tegelikult probleem, ma selgitan ka selle ohuteavituse väikest muret. Avastasin, et iPhone'is on selline funktsioon, mis, kuidas ma ütlen nüüd, eemaldab äppi, mida sa pole ammu kasutanud, see nagu märkib alles. Just, ja tuleb välja, et mul oli Eesti äpp eemaldatud, mis tõttu minuni see ohuteavitus ei jõudnud. õigused ja teavituste teadastamiseks. Just. Ja siis ma hakkasin uurima, panin ta tagasi, siis muidugi hakkasid liikuma asjad, mis oli veel kord ükskord meeletuletus selle kohta, et Eestil ei ole toimivat seda kärjealarmi, mis toimiks nii-öelda nagu ohuteavitusena üle mobiilioperaatori võrgu. Selle saime jälle teada. Aga me pidime rääkima teisest asjast. Et ma ütlen siin lihtsalt siia vahele seda, et riigi esindajad on öelnud, et see kärjeteavituste toe teema on nende sõnul Apple'i ja Google'i taga kinni ja läbirääkimised käivad ja ilmselt see ikka kunagi tuleb, aga seda ma ei usu. Ma tahaks öelda, see on niimoodi, et kui sa hakkad täna tegelema, siis on see muidugi nende taga kinni. Tegelevad mingi pool aastat sellega või natuke rohkem, aga samas ikkagi tasub mainida, et meil on seni kahjuks neid Auvere korstnaid on meil seni üks ja jumal tänatud, et praegu tuli üks droon, aga kui meil juba tuleb 2 drooni, siis meil rohkem korstnaid ei ole, nii et siis see ohuteavituste süsteem võiks ikkagi töötada, sest see üks droon saab sealt ju mööda. Et tegelikult ma arvan, et osaliselt on siin ka probleemiks ikkagi see, et me oleme Apple'i ja Google'i jaoks mõtletud pisik riik, kelle asjad ei ole prioriteetsed, kui mingisugune Saksamaa nõuaks, ilmselt oleks juba olemas, eks ole. Kuidas me saaksime olla see droon Apple'i korstna pihta, et nad meid märkaks? Aga tegelikult me tahtsime rääkida sellistest droonidest, mis näevad, kuhu nad lendavad, näevad 360 kraadi. See on huvitav teema jah, et nagu näha, siis DJI
kui DJI teeb midagi, siis kõik räägivad ja meie kaasa arvatud. Ja kui DJI ise ei tee, siis teiste firmade tegemistest me ei kipugi nii palju rääkima, sest tegelikult 360 kraadise drooni tegi valmis hoopistükkis ju esimesena 360 kraadiste kaameratega tuntust kogunud firma Insta360. Ja see juhtus juba detsembrikuus ja millegipärast, ma ei tea, miks ei ole me seda drooni proovinud, selle vea saab ilmselt kohe varsti parandada. Aga DJI nüüd samamoodi siis tuli välja oma 360 kraadise drooniga, tegi seda Avata seerias. Avata siis teadupärast on DJI terminoloogias olnud seni FPV droon ehk et just nagu mõeldud selliseks prillidega kihutamiseks, saad seal täismanuaalseid režiime kasutada ja noh, tiiviku kaitsmeid, propelleri kaitsmed, et no just selline sõidad või lendad kitsastes kohtades ja kui see ei ole väga osav, siis droon jääb tervemaks, sest et see on kaitstud korpuse sees ja see filosoofia on jäänud nüüd samaks ja DJI üllitas nüüd drooni, see on küll täna siis eelmüügis, peaks jõudma päriselt inimesteni, kes on raha maksnud aprilli teises pooles. Avata 360, nii et siin võib nagu isegi spekuleerida, et äkki Avata seeria läheb võib-olla kõrvalt veel ikkagi edasi nende FPV droonidega ja see 360 on just nimelt sellise nagu Avata seeria 360 versioon, et noh, sama hästi oleks võinud võib-olla DJI-ga mõne teise drooni teha 360-seks, noh miks mitte Airi või Mini, aga nad otsustasid just siis Avata selliseks teha. Ja konkurent, kellest me ei ole rääkinud, seesama Insta360 Anti-Gravity A1 on pigem nagu läinudki seda teed visuaalselt, et noh, kui DJI olekski teinud nüüd oma mõne tavaseeria drooni 360-seks, võt siis see näeks umbes selline välja nagu siis see Anti-Gravity Insta droon, et ilma nende tiiviku kaitsmeteta, käpad on kokku volditavad ja kaamerad siis samasuguse sarnase lahendusega mõnes mõttes nagu üleval ja all. Avata mudel on siis selline, et tal on nagu ninas 1 või 2 kaamerat ja pilt on siis nii-öelda ümber kogu selle lendavas seadmes salvestatud või? On umbes õige? Jah, sa oled nagu õigel teel, et nad on lahendanud selle tehniliselt natuke erinevalt, et DJI on teinud kaameramooduli nagu sellise ühel teljel pöörleva gimbali peale ehk et siis maandudes, õhku tõustes keerab see kaameramoodul ennast nii pidi, et üks pool sellest läätsest jääb no, nagu vertikaalselt, üks jääb siis drooni sisse peitu ja teine vaatab otse ette. Ja kui sa nüüd õhku tõstad drooni, siis keerab see kaamera ennast niimoodi, et üks lääts vaatab alla ja teine lääts vaatab üles, aga kuna läätsed on 200 kraadise vaatenurgaga, siis sellest kleebitakse kokku 360 kraadine pilt, et seal taga on 1,1 tollised sensorid, mõlemad on 4K resolutsiooniga, nii et kokku siis 8K 60 FPS on see resolutsioon, millega DJI selle pildi kokku kleebib. Insta droonil on iseenesest see kaamerate lahendus sama, et üks on siis üles suunatud, üks on alla suunatud, aga Insta ei liiguta mitte seda nii-öelda gimbalit, vaid Instal on pisikene maandumistelik. Et noh, päris naljakas on see, et kui ta nagu maandub, siis on siuksed jalakesed ja nii kui ta siis õhku tõuseb, ta tõmbab need jalakesed kõhu alla, et no mõte ongi selles, et see drooni või see kaamera lääts ei puutuks siis vastu maad, et noh, põhimõtteliselt nad lahendavad mõlemad sama probleemi DJI-ga, aga erinevalt, sest et noh, muidu see lääts on seal all ja siis lääts võiks ju saada kriimustatud või pihta. Mõlema saab seda läätse muidu vahetada kergelt, nii et see on iseenesest äge, et kui sa selle läätse siis kuidagi pidi ära juhtud lõhkuma niimoodi kergemal kujul, siis on võimalik seda vahetada, nii et sa ei pea tervet drooni vahetama. Aga mis veel seda tausta puudutab ja on ka mõnes mõttes nagu huvitav, kui jälle kerida tagasi ja vaadata laiemat pilti, sest noh, Insta on ju olnud tegelikult see firma, kes just tuli, et kogus tuntust 360 kaameratega. Aga DJI on senimaani näidanud, et nad üsna edukalt, mida iganes nad ette võtavad, muutuvad nad väga konkurentsivõimeliseks. Ja noh, DJI on GoPro'le nii-öelda säru teinud juba oma seikluskaameratega. Samamoodi GoPro tegi 360 kaamera ja nüüd ka DJI-l on ju Osmo 360, mis ju trügib nii-öelda siis selle Insta 360 sellisele põhiturule või kuidas ma seda sõnastaks, et noh, et need valdkonnad on hakanud nagu ühilduma ja nüüd siis tegi Insta oma esimese drooni hoopistükkis. Ja noh, DJI siis jõudis järgi ja pani siis nüüd oma tuntud droonioskused just kokku jälle 360 kaameraga, mille nii-öelda võib-olla know-how on olnud
ajalooliselt natuke pikem ja parem nagu Instal, et konkurents on terav. Ja selle konkurentsi valguses DJI tegi ka sellise lükke, et ta kaebas nüüd kohtusse Insta erinevate patentide rikkumise eest, mida oli vist tükki 6. Ja naljakas oli sealjuures ka nagu see asetus, kuidas see sõnastati, ehk et ütleme, tagamaa on selles, et Insta oli meelitanud mingid DJI töötajad nii-öelda enda ridadesse. Ja siis põhimõtteliselt nagu väide on DJI poolt siis see, et need inimesed, kes läksid ära Instasse tööle ja nüüd registreeriti need patendid, et tegelikult need inimesed juba DJI aegadel mõtlesid igasuguseid ägedaid lahendusi välja, mis tegelikult kuuluvad hoopis tükis DJI-le. Ja selle tõttu... See on nagu hästi levinud võitlus. Jah, et aasta aega justkui peale seda ei tohiks nad seda oma valdkonnas siis midagi registreerida ja teha ja vaat see on nagu see kohtuasi. Insta ei ole nagu sugugi praegu hakanud saba ja kõrvu kuskile jalge vahele tõmbama. Vastupidi, et Insta on öelnud, et umbes, et see kõik on konkurentide nii-öelda tasalülitamiseks tehtud ja meie ei kavatse kuskile taganeda ja noh, eks ta mõnes mõttes natuke ka nii tundub, et DJI tuli selle kohtu asjaga välja ju just nüüd, kui neil on see oma droon nagu müügile tulemaas. Et see ajastus ei olnud ju absoluutselt mitte juhuslik ja ega ka Insta emafirma nagu väärtus turul natukene kahanes ja selge see, et mõju sellel on, eks nähale, kuhu poole see asi nüüd siis minema hakkab, aga need droonid selles mõttes on erinevad ja DJI kahtlemata teeb Insta elu keeruliseks, sest DJI droon on ikkagi oluliselt odavam. Tahtsin öelda, minust Insta-droon oli väga kallis. Kui sa ostad DJI drooni täitsa nagu palja drooni, siis DJI müüb seda täna 460 euroga. Ja noh, mõte on ju selles, et see sobitub kokku ka varasemate pultide ja prillide ja millega iganes. Nii et inimesed, kellel täna on Avata 2, ma võiks siis võtta ka ainult selle Avata 360 ja saan ju sellega lennata, et kui ma tahaks võtta Instat, siis ma pean ju ostma kogu selle nii-öelda ökosüsteemi sinna juurde. Nii et tegelikult see hind on oluline faktor, et sa Insta puhul saad täna võib-olla mõnes mõttes natuke või ägedamad või kihvtimad prillid, et Insta prillid on sellised, kus on väljas ka ekraan prillide teisel pool, mis on just väga nutikas mõte, et kui näiteks sina lendad, siis teised näevad, mida sina näed. Nagu Apple Vision Pro. No jah, seal ei ole sinu silma, vaid seal on nagu just see, et teine inimene näeb, mida sina näed, kui sa tahad ja teine asi on selles, et kui sul juhtumisi ei ole nii-öelda tavalist ekraaniga pulti, siis muidu sa pead ju prillide ees igasuguseid seadistusi keerama, kes sa näed sealt prillide pealt. Ja need prillid kahtlemata on ägedad ja neil on ka väga teravad OLED ekraanid. Et selles mõttes ei saa üldse öelda, et see Insta komplekt oleks selles mõttes kuidagi halb, aga Insta droon kui selline ta on nagu teise suunitlusega, ta on hästi kerge, ta on alla 250 grammi, DJI droon on küllalt raske, et kui Avata 2 juba oli 360, 370, siis Avata 360 on üle 400 grammi, mingi 450 pluss. Nii et on läinud... Eks on lubasid vaja asju? No lubasid või käitajaks pead sa ennast registreerima igal juhul, aga jah, et kuna ta läheb siis C1 klassi erinevalt sellest Insta omast, mis peaks olema C0, et sul on vaja siis teha see A1, A3 kategooria eksam, aga see on veebipõhine eksam ja see nüüd kellelgi väga suurt tükki ei tohiks küljest ära võtta, aga jah, kui sa nagu üldse ei taha jahkerdada mingisugust eksamit, aga tahad sa drooni panna kotti ja olla kindel, et mingit jama ei ole, siis kahtlemata 250 grammist kergem droon teeb su elu natuke kergemaks, et see pluss on, aga ma ütleme tehnilistest pooltest võib-olla peakski rääkima ja kogemustest siis, kui me selle drooniga ka lendame, et ta tegelikult juba lendas täna peaaegu siia Eestisse ka kohale, need demo eksemplarid ja saab proovida, et aga nagu niimoodi suunitlusena või ütleme, mis suunitlusena või sellise kontseptsioonina, kas nagu pettumus või siis vastupidi, ta ei ole nagu kindlasti, nagu ma siin jutu kuskil keskel alguses ütlesin ka, nagu sellise FPV droonina Avata järglane. Esiteks on ta kõvasti raskem järjekordselt ja ega Avata 2 on ikka suhteliselt raske kaallane FPV droonide nagu skaalal, et pigem ta ongi selline laisa ja ilusa pildiga FPV droon oli see Avata 2, aga sellega vähemalt sai lennata täis manuaalses režiimis, sarnaselt muide nagu ka neodega. Et sa ikkagi said just nagu sellist lendamiskaifi, et panid ta siis acro või full manual mode'i ja kihutasid kuskil pargis puude vahel või koridorides ja oli jube äge, siis
360 Avata on pigem ikkagi sisu tootmise droon, et tal puudub see täismanuaalne režiim üleüldse. Et kui ma ei eksi, kas suurim nurk oli seal kaldenurk mingine üle 40 kraadis, 45-8. Ehk et no sa ei saa temaga siis mingeid flippe ja alaspidi, ülespidi lennata. Et ta ikkagi jääb kogu aeg stabiliseerituks, mis on nagu mõistlik, sest et ta ongi mõeldud selleks, et mis iganes sa taga lendad, kõik jääb ju peale ümberringi. Et sa ei pea selle drooniga hoidma siis kogu aeg kaadris seda, keda sa filmid, vaid pigem lenda seal kusagil tema läheduses ja küll siis pärast vaatad, kuidas sa teda kadreerid. Nii et ta ei ole nagu selline et nüüd ma lähen lihtsalt lendama lendamise pärast, et pigem kipub see 360 olema see, et ma lähen ikkagi lendama selle tulemuse või sisu pärast, mida sa filmid, et võib-olla paljud lähevad ka muidugi FPV drooniga lendama sellepärast, et pärast vaadata, oi kui ägedasti ma mingist korstnast sisse lendasin, aga 360 Avata ongi mõeldud ikkagi pigem just selliseks filmimiseks, sest isegi Avata 2-ga, kui sa tegid juba mingeid kiiremaid manöövreid, siis väga tuntav oli see nii-öelda, ma ei tea, kus eesti keeles on see sõna, see prop wash või et ta kippus nagu niimoodi võbelema ja muutuma ebastabiilseks siukstel järskudel manöövritel. Ja selge on see, et 100 grammi peaaegu raskem droon teeb seda nüüd veelgi usinamalt, nii et Avata 360 ei tundu olevat nüüd mingi FPV Raceri uus arendus, vaid pigem just nimelt sellise väga ägeda sisu loomise droon on ta ja kahtlemata need esimesed või videod ja demod, mis nii Instast kui Avatast on tulnud. Selge see, et see annab nagu ikkagi meeletu vabaduse, et sa saad teha üli ägedaid kaadreid, sest et sul ei ole ju mingit vahet. Et küsimus võib-olla pärast ongi, et see sisu kokkupanemine võtab sul nüüd aega ja see hakkab ka muutuma oluliseks, et kui lihtne ja kui kiiresti ja kui ägedalt sa siis pärast mis tulemuse saad. Aga fakt on see, et hea tulemuse saab igal juhul, et 360 kaamera on igal juhul väga äge, nii seikluskaamerana kui drooni küljes. No vägev, jääme siis ootama, kuni on ta meil siin kohale lennanud ja saame järgi proovida ise oma käega. Mis meil täna siis veel uudistest rääkima jäänud? Meie AI rubriik punnitab igasugustest teadetest. Võib-olla katame siis nendest väikese osa ära vähemalt. Nagu ikka, osad asjad lähevad hingusele ja osad võimalused tulevad juurde. Ma saan aru, et OpenAI pani kinni oma videogenereerimismudeli Sora või tööriista, mis on, ütleme siis selliste legendaarse klassika allikaks nagu kassid, kes mängivad ksülofoni ja nii edasi, et seda enam teha ei saa. Aga samal ajal ega ilmselt tühja kohta ei jää, et video tegemiseks teisi mudeleid on ikkagi... Neid on palju praegu jah, kvaliteedi mõttes võib-olla mitte sama head, aga jah. See on nagu isest huvitav tendents, samas ma korraks võib-olla peatuks selles, et tegelikult see on nagu tehnoloogia, mis võimaldab teha midagi tegelikult väga hästi ja hästi kergelt. Aga küsimus ongi, et kas massidel on üldse seda vaja, et teha midagi mõistlikku või et kas sellega tehakse midagi mõistlikku? Massid ei teeks sellega midagi mõistlikku, see ongi küsimus seda. Ja tööks see ikkagi ei sobi praegu veel. Ja ma arvan, et minu arust on esimene selline pääsuke selles trendis, mis me oleme siin varem arutanud, et tundub, et nüüd äkki OpenAI'l hakkab ikkagi päriselt nagu raha otsa saama ja nad on vaja kõik need investeeringud suunata nendesse kohtadesse, mis ka päriselt nagu tagasi teenivad, et enam nagu ei saa nii-öelda pulli teha, eks ole, et see võib-olla on selle märk. Samas ma selle koha pealt ei oleks nii kindel, ma ütlen, et tööks ei sobi, ma ei ole küll mingi videoproduktsiooni tootja, aga ma olen enam kui kindel, et mingisugused reklaamklipid ja mis iganes efektiklipid ja mingid sekundid kuskile, neid kindlalt tehakse AI-ga. Mina olen enam kui kindel, selleks kasutatakse teisi vahendeid kui seda Sorat, aga ma ei ole, ühesõnaga, et... Ma ei oska siin vaielda, aga ma ei näe mingit põhjust, miks nii-öelda ksülofoni mängiv kass ei peaks sobima reklaami, kui seda on hästi sinna genereeritud ja sinna on ta päris kasside vahele ilusti paigaldatud. Ilmselt on, ma arvan, et ka, et tegelikult see ei ole OpenAI eripära, vaid et üha rohkem nende suurest AI mudelite tootjad peavad õigustama need investeeringuid ja kasutus läheb nii suureks, et kui sa tasuta pakud sellist asja, siis see ei õigusta ennast ära, sa pead kas raha küsima selle eest või kinni panema.
mina sain ka selle OpenAI asjast aru, et nad ju tegelikult pakuvad seda samamoodi nagu Gemini, pakuvad ka raha eest, eks kui sa tahad rohkem teha, siis sa ikkagi maksad kuumaksu, eks ole, aga see ei ole toonud nagu piisavalt püsivaid kuumaksulisi kliente juurde, et inimesed vaatasid, äge asi, korraks proovisid ja siis rohkem enam ei teinud, eks ole. Ja teine asi ongi need profikasutajad, kellest me just rääkisime, et seal on nagu kaks probleemi, nagu mina olen aru saanud nende videomudelitega. Üks asi ongi see, et need klipid on hästi lühikesed ja kui sa tahad teha pikemaid või sa kas mõni kahte mitut teha ja siis kokku omavahel liita, siis selle nii-öelda ühtlus või see, et see seenist seeni oleks see pilt ja tegelased samad, et see on nagu hästi keeruline ja hästi kallis selles mõttes, et üle 10 või 15 sekundi, mis on maksimaalselt mudelid on, eks ole, üle selle minekul läheb see kulu, nii-öelda arvutusvõimsuse kulu hüppeliselt suuremaks. Ja see on nagu see koht, miks praegu nagu kasutatakse pigem nagu siis profit kasutavad, nagu mina olen aru saanud ikkagi selliseid oma kohalikus serveris jooksvaid mudeleid, eks ole, mis on selle jaoks spetsiaalselt tehtud. Aga võib-olla ma ka eksin, et võib-olla keegi saab kommenteerida, kui ma eksin. No siin peaks võtma mõne videoproduktsiooni inimese kohe küsima, kuidas nad asju teevad. Sest fakt on see, et 15 sekundit on ka FX-i maailmas väga pikka aeg. Ja tegelikult selleks, et on vaja sul 3 sekundi jooksul lasta 300 maja õhku, selleks võib sobida minust mingisugune Sora või muu platvorm üli hästi. Et võib-olla see laiem vaade ongi lihtsalt see, et sellised massid, kes lihtsalt saavad nalja tegemiseks mingisuguse platvormi, mis tegelikult on võimekas, seal ei olegi mingisugust mõtet, et see on nagu piltlikult, ma isegi ei oska praegu nagu mingit paralleeli tuua. Võib-olla isegi kaudselt natukesed droonindus muide ka läheb sinna alla, sest ma mäletan aastat 10 tagasi oli ju meeletu buum, kõik sumistasid ja lendasid oma droonidega ringi ja see tundus, et see peab olema. No see on sama asi ja sa ostad oma asja ära ja saab kappi seisma, et kunagi ostati peegelkaamerid, eks ole, ja siis ka minul jäi kappi seisma, et see on nagu, kohati on sellised trendid, mis lõpuks ei vii kuskile. Ja siin nagu tasakaalustuseks ütleme siis nii, et või võib-olla see on vale sõna tasakaalustuseks, aga Gemini oma Lyria 3 mudelil muutis muusika genereerimise hoopis üks pikemaks. Ka natuke see valdkond, kus jääb üle küsida, et miks ma üldse peaks seda AI muusikat kuulama, sest ma mäletan, Hans, sina kuulasid seda kaubanduskeskuses ja sul ei jäänud nagu head muljet. Ei jäänud. Aga nüüd on siis võimalik teha Lyria 3-ga 3-minutilisi lugusid. Muide ma panen ikkagi kõikide kuulajate meelehärmiks ka meie saate lõppu siis ühe 3-minutilise loo. Ei ära pane. Ka saatejuhtide meelehärmiks. Just, et siis te saate ise kuulata, kas see on hea või halb. Et tegelikult, mis on selle Google'i mudeli puhul, muide on ikkagi hirmuäratavalt hea või Gemini puhul. Ma vist mainisin seda eelmisel korral ka, et need AI detektorid, millest mina olen neid lugusid läbi lasknud, need ütlevad, et Gemini Lyria 3-ga tehtud lood on inimese tehtud. Praegu veel on, küll nad õpivad. Aga ühesõnaga, ma tahtsin nagu öelda seda, et ega see muusika tegemine on ju samamoodi, et kui inimene, kes ei ole üldse muusik ja tal on lihtsalt võimalus mingisugust sodi toota, kas siis 30 sekundi kaupa või 3 minuti kaupa. Tegelikult see on ju ka suhteliselt mõttetu, et ma näeks nagu pigem seda kohta ikkagi selles, et kui mul on mingisugune heliproduktsiooni tarkvara ja vaat kui seal on selline Lyria 3 taoline võimalus, et ma vajutan nuppu ja hopsti saksofonimees mängib mulle saksofoni ja siis tuleb kitarrimees mängib kitarri ja siis tuleb laulunaine laulab lauluviisi ja see kuidagi oleks see koht, kus mul oleks tõesti tunne, et vau, see on äge. Sest täna, kui ma ka tegin testiks neid lugusid selle Lyriaga, ma kirjutasin muide selle loole promptiks ainult ühe rea, ma ütlen lihtsalt sissejuhatuseks selle loole, mis seal lõpus on, et tegelikult minu prompt oli, kui ma nüüd ei mäleta, on see, et Lyria 3 Pro teeb nüüd 3-minutise loo. Selline ilus riim ja lihtsalt ütlesin, et palun, selliste sõnadega lugu ma nüüd soovin. Ja siis selle loo ta ise tekitas ja mõtles sinna mingeid asju juurde. Aga selle minu pika jutu mõte ongi selles, et tegelikult see võimalus ei oma ju sellise tavakasutaja jaoks ka mingit sisulist väärtust. Aga nagu näha, just. Google ikkagi seda panustab. Google panustab ka oma pildimootoritele ja oma video tegemise mootoritele. Google on ainus, kes saab panustada ilma, et ta peaks väga palju raha pärast muretsema. Teate, aga ma räägin, mis mulle jäi silma viimane nädal ka sellest AI, ütleme, neid hüppeid, mida teevad inimesed nüüd ka ise, võt see on huvitav, mitte Google'id ja OpenAI'd, vaid mida saavad igaüks ise arendada ja siis mulle komistasin otsa ühe Eesti e-resident on ehitanud siis Eesti AI komplekti või kiti.
ja see paneb mõtlema seda, et need asjad, mida ei tee, mida me ei jõua teha riiklikul tasemel või ei jõua teha ise, siis neid hakkavad inimesed ise täitma neid lünki. Ja Eesti AI kit on siis selline jupp tarkvara, mis suudab ühenduda äriregistriga, tuua sealt küsida andmeid sult, Statistikaameti ja teiste riigiteenustega, siis maksuametil saata nii maksudeklaratsioone kui ka infot. Pluss seal ka veel ühe esimese erapanga nagu liides, et sa saad pangakontolt võtta väljavõtte ja teha kohe maksupöördumise ja see kõik on ise arendatud. Ehk siis maksuametil ei ole sükust AI liidest või sellel pangal, mida ma ei hakka reklaamima, aga see panga nimi hakkab L-tähega ja lõpeb V-tähega. Et see on nagu huvitav. Ja muidugi on see kõik selline ise kootud, valmis kootud, et ametlikku toeta. Aga põhimõtteliselt annab siis näiteks, kui sa ise on sul kodus oma AI agent või mida iganes, annad talle siis oskuse, et ta suudab suhelda sinu, ma ei tea, võtab pangakonto välja, vajadusel, kas sa näiteks usaldaks, et ta su mingid maksud ära deklareeriks, kui sa oled väike ettevõtja, et sa pead iga kuu oma makse deklareerima, selles me raamatupidajale maksta näiteks. No see oskus, kui sul üldse, see on iseenesest ka võib-olla nagu täitsa uus valdkond või nagu skill, eks ole, et see oma olemuselt tegelikult nägi välja nagu sellises markup keeles või mis on siis see Markdown jah, formaadis põhimõtteliselt kirjeldad talle, mida teha. Just, et sa kirjeldad, mida teha, ta on nagu mõnes mõttes nagu natuke võib-olla programmeerimishõnguline prompt on see tegelikult. Ehk et seal on lihtsalt kirjas nagu käsud, mida siis peaks agent tegema ja pluss siis ka võib-olla nagu skriptidena mõned sellised konkreetsed veebiaadressid, lingid, kuhu minna ja nii edasi. Et ma ikkagi sain aru, et see ei tähenda nüüd seda, et kohe see agent igale poole panka ise saab sisse logida. Sina pead ikkagi olema see, kes sinna... Kuulge, aga kuna meie saate aega just läbi saama, siis võib-olla me saadame meie kuulajaskonnale küsimuse laiali, et me siin iga nädal avastame... Meil on osad olulised asjad vaja ära rääkida. Nii, mis meil vaja veel ära rääkida on, Meelis? Meil on vaja ära rääkida see, et esimene pääsuke mina ütleks sai liikuma sellest, et Meta ja minu teada Google said korraliku trahvi ja kaotasid ka vist ülemkohtus Ameerikas ühesõnaga, et Mark Zuckerberg, kes ise kohtus ütlusi andmas ja keegi uskunud tema väidet selle kohta, et me tegelikult ikka ei ole lastele kahjulikud ja see, et me siin teeme nii-öelda lapsed on sõltuvuses ja osad teevad enesetappe, et see on ikkagi selline inglise collateral damage, et meie kasutuskond on nii suur, et see ongi nagu loogiline, et õnneks kohus ei jäänud seda juttu uskuma ja suured trahvid tulid, aga ma arvan, et see trahv on... Kas sa arvad, et sellest trahvist nüüd muutub midagi nende meta... Ma ei arva tegelikult, et trahvist midagi muutub, aga juba nagu nii-öelda on jutud näiteks Suurbritannias juba nii-öelda parlamendi tasemel on jutt, et nüüd see kohtuotsus annab nagu nii-öelda sellise juriidilise aluse, kuna ülemkohus on otsustanud Ameerikas, et see meta, ühesõnaga see käitumine on ohtlik ja kahjulik, siis nüüd on nagu põhjus või õigus või alus teha siis seadusemuudatusi, mis paneks platvormid rohkem vastutama. Teine asi, mida ma arvan, on see, et mida see muudab, on see, et see avab nii-öelda sellised väravad teistele kohtuasjadele, kuna pretsedent on olemas. Nüüd on nagu igasugustel advokaadibüroodel palju lihtsam nagu neid kohtuasju edasi lükata, vaid nagu lõpuni viia. Mul on nagu tunne, et see kohtuasjade jahvatamine tihti nii pika vinnaga, et ütleme, et siin võib olla nädalate, aastate jooksul isegi. Ja, ma arvan, et pigem muutuksin see, et kui see muudab, et see muudatus hakkab tooma see, et see teeb lihtsamaks riikidele nii-öelda, annab aluse selliste juriidiliste liigutuste või seaduse loome tegemiseks. Ja teine asi, mis juhtus ka see nädal oli see, et Inglismaal seda küll seadusse raiuda, aga parlament võttis vastu siis sellise, kuidas ma ütlen, siis tungiva juhise lapsevanematele, et piirata alla 15-aastaste nutiseadmete kasutamist tunni ajal ja soovitavad üldse mitte anda neile nutiseadmeid, sest et see väidetavalt on ikka päris hull, kus 2-aastased nagu ei oskagi ilma nutiseadmeta enam olla, eks ole. See on tegelikult üldse eraldi pikk teema, millest see nõuaks nagu arutelu jah, et mis tähendab valitsuse juhis on jah? Ei noh, ma ütlen üldse see lapsed... Üldse see, et nad ei saa seadusega keelata, eks ole. Ei no üldse lapsed ja nutiseadmed, loomulikult see on hästi oluline ja valus teema, aga teistpidi ma ütleks selline nagu kohtuasjade puhul
ma näen sellel teel, see tee on hästi libe, et ma nagu praegu tunnetaks ka näiteks seda, et ma vaatan, et ahaa, et pagan küll, näed, et see lapsevanem sai praegu Metalt ja Google'ilt mingisugune, ma ei tea, $1 miljon selle eest, et minu laps vaatas või tema laps vaatas kogu aeg YouTube'i, aga mul laps teeb samamoodi. Kuule, kaevame kohtusse, sest et mul laps vaatab päevas 12 tundi YouTube'i, äkki Google maksaks ka mulle raha. Siin on see probleem, et lapsevanemaid ei saa tegelikult seadusega ei saa nagu lapsevanemaid piirata oma lapsi kasvatama nii nagu ise tahavad, eks ole. Aga platvorme saab võtta vastutusele, et sa ei saa miljardil lapsevanemale neid vangi panna, et nad ei kasutavad lapsi valesti, eks ole. Just, aga nüüd laps ja vanem ju saab aru, et tegelikult kui tema laps vaatab päevas 12 tundi YouTube'i, siis on võimalik hoopis Google'it kopsakas raha selle eest küsida. Ma olen nagu usun, et see on Ameerika õigusruumis on see nagu levinud ja võib-olla isegi alus sellisele nõudmisele. Mulle tundus huvitav see, et Suurbritannia ei ole ka Euroopa Liit, eks ole, aga et seal juba nagu nii-öelda asi võeti kohe nagu parlamendi tasemel üle, et ahaa, et nüüd on meil nagu olemas nii-öelda see huuk, millega me saame hakata seadusi looma. Et see oli nagu huvitav. Ma nagu üldse ei taha ka öelda, et ma oleks nagu selle vastu, et loomulikult 12 või ka vähem tunde päevas vahtida ekraani ei ole just kõige mõistlikum ajakasutus, aga tegelikult kogu elu koosneb tegelikult asjadest, mille liigtarbimine ei ole tervislik. Et mida iganes me liigtarbime, alkoholist rääkimata, siis see ei mõju tervisele hästi. Ja ükskõimast asjadest ei ole olnud nii hull, kui see on, selles on see küsimus. Aga härrased, meie saadet ei saa ka liig tarbida. Ma lõppu siia ütlen meediasoovituse, et samal teemal ilmus täna Eesti Ekspressis väga hea lugu, väga kainestav lugu, et lugege seda. Kõiki asju tulebki tarbida mõõdukalt ja siis ongi hästi, et ma ei saa hakata kohtusse kaebama ma ei saa hakata enda otsuste pärast kaevama tegelikult kohtusse teisi. Ehk et kui mina otsustan päevas juua 10 pudelit viina, siis tegelikult selles ei ole süüdi see viinatootja, selles olen süüdi mina. Arutame seda edasi järgmine nädal ja ootame arutelu sisendiks ka kindlasti teie arvamusi, kommentaare. Nii et reklaamin meie meili aadressit digisaadet Geenius.ee, kirjutage meile ja püüame jätkata siit, kus täna pooleli jääb nädala aja pärast. Pegasus estates, shadows in the hallway of the mind, tracing lines we left behind, finding beauty we left behind, finding beauty in the slow design, nüüd ja kolm, pro teeb nüüd 3 minutise loo. Lüri ja kolm, pro teeb nüüd 3 minutise loo. Lüri ja kolm, pro teeb nüüd 3 minutise loo. Lüri ja kolm, pro teeb nüüd 3 minutise loo. Sügis vihmas, the city sleeps in shades of blue. The city sleeps in shades of blue. Every heartbeat feels brand new, searching for a truth to see us through. Pro teeb nüüd 3 minutise loo. Lüri ja kolm.